Teate seda tüüpi, kes käib prillidega ringi ja filmib inimesi? Palun. Nägemist. Johanna, sa tead või? Peategelane. Ja me saime ta kätte ja me tõime ta siia. Ma helistan kohe Oliverile ja lasen ta sisse tuua. Sul on Oliveri number või? Mul on Oliveri number. Vist. Ma kuulen, kuidas nad räägivad koridoris. Okei, mida iganes. Tervist. Astu edasi. Diivani peale, palun. Palun ära midagi puuduta, meil on väga tight siin. Ettevaatust. Vaat seal on vars. Oliver, miks sa talle koti pähe panid? Et keegi näeks. No nii, tere tulemast, peategelane. Tervist. Nüüd tuleb face reveal või? Tahate näha või ei taha? Jätamegi selle nagu pähe. Mulle sobib tegelikult nii ka. Mulle meeldib see sisu, mis on nagu anonüümne. Ja, ainuke asi on see, et see millegi pärast nagu su hääl ei jõua niimoodi mikrofonini eriti hästi, aga noh. No ma võtan ära siis, aitab küll. Või siis võid mikrofoni lähemale ka panna enda häälist. Okei. Ja ma võtan ära. Et tavai. Tere. Tere. Kes sa oled? Ma olen Martin, aga enamus inimesed teavad mind nime järgi peategelane. Vabandust, kas ma tohin poida? Jaa, võid. Mulle ka hoopis. Epic. Kui vana sa oled? No, ma olen 22. Te olete vist natuke vanemad ja ma tunnen ennast natuke noorena siin. Kui vana sa arvad, et... Aasta vanem. Jah. Asi on lihtsalt, meil on selline võimupositsioon siin laua taga ja sina oled pandud natuke madalamale istuma. See on meelega. No, tavai. Ma tunnen seda. Johanna, kas sa arvasid, et ta näeb selline välja? Ma arvasin, et on nagu palju veidram. Sa näed välja nagu mingi normtüüp, keda ma näeks nagu klubi stuudio tantsimas. Siuke vend. Ma arvasin, et nagu... Ma siuke vend ei ole, aga jah, mu nagu iseloom on võib-olla natuke veidram kui mu välimus. Et siis... Et kes sa läheks Eestis suvaliste inimeste juurde ja räägiks nendega. Noh, veel vähem siis teeks video nendest. Ja. Et see on midagi, mis on pigem veider, jah. Ma ei tea, kas te harrastate? Räägite võõrast inimestega või? Tead, ma tegelikult üritan osata või teha seda rohkem küll, jah. See tundub nagu kasulik asi, mida harrastada. Et nagu see on siuke koht, kus sa saad, et kui sa tänaval räägid inimestega, et siis sa saad äkki inimestega, keda sa päriselt tahaksid kõnetada mingil hetkel, et siis sa oskaksid seda paremini teha. See on nagu mu idee selle taga vist. No ma viimasel ajal käin kortereid vaatamas, mis ma olen mõelnud sellele, et sa nagu iga päev kohtud mingi inimesega, tavaliselt mingi naisega, vahepeal mingite paarikestega, nad räägivad erinevaid keeli ja siis sul on nagu suht sarnased küsimused, aga nagu need inimesed on kõik täiesti erinevad. Siis vahepeal on nagu selline, et saad kohe mingi jutusoonele, vahepeal nagu kõnnid vaikusest trepist üles. Ja, eks see ongi tavaliselt niimoodi, et nii palju kui ma olen aru saanud, siis eestlased ei ole nagu need inimesed, kes hakkaks ise rääkima, aga kui sul on mingi väga hea jututeema või oskab kuidagi inimest rääkima panna, siis tegelikult enamus inimesed lihtsalt räägivad minuga. Et kui ma ütlen neile tere, siis nad võib-olla ütlevad ei, aga kui ma näiteks, ma ei tea, mõlemad istume trammis ja sõidame Balti jaamalt kesklinna poole, siis on nagu, et kurat, need turuhinnad on ikka nii laes viimasel ajal, on ju. Ja. Ja siis hakkab sealt kuidagi naturaalselt minema, no mis te siis turult ossite, ossin banaani ja seda ja kuidagi nagu naturaalselt räägid, siis inimesed hakkavad rääkima, aga ega keegi nagu minuga ise küll Eestis nagu väga niimoodi suhelnud ei ole. Mäletan, ma olin väike poiss, siis mul oli nagu oma sõprusringkond ja ma kartsin nagu rääkida võõrastega,
aga oma pundis ma olin see naljahammas, et teen pulli, vaata. Ja kui ma võõraste inimestega rääkima pidin, see oligi see ainukesed korrad olid siis, kui keegi tahtis minult abi, mis kell on või ma ei tea, keegi tuli minu juurde, mäletan, mul tuli nagu adrenaliin tuli sisse, kui ma pidin kellegi võõra inimesega rääkima. Ja nüüd, miks ma seda siis teen, on siis sellepärast, et ma tahtsin leida endale uusi inimesi, uusi sõpru nii-öelda, et Tallinnas ma ei tundnud kedagi. Nagu tänavalt sõpru? Jah, kas just tänavalt, aga ükskõik kust. Et kui ma läksin isegi kuskile kohta, näiteks mingi huviringid või mis iganes, siis oli ka raske nagu vestlust alustada, kuna ma nagu kartsin võõrastega rääkida. Ja siis sealt tuligi see, et tavai, ma peaks seda kuidagi harjutama, aga kuidas. Sa tulid siis Tallinnasse, sul ei olnud nagu põhimõtteliselt ühtegi sõpra ja siis sest tegelikult suht esimene asi, mida teha, siis lähedki tänavale ja hakkad rääkima inimestega juttu või? Jep, täpselt, aga siis mitte tänaval, või ma hakkasin siis kohti leidma, kus ma nagu inimestega, kes ma tahan, et mu tulevased sõbrad on, siis hakkasin neid otsima kuskilt, ma ei tea, käisin jõusaalis, käisin igasugustes üritustel avalikul kohtadel, kus inimesed said kokku, vaata, et nagu panna ennast inimeste keskel. Ja mul oli küll Tallinnas tuttavaid, aga mul oli just see nagu enesearendus, et ma tahtsin nagu leida kedagi ise, et ma tahtsin ennast ületada nii-öelda. Aga kus sa siis veel käisid? Mis üritustel näiteks? Vaatasingi üritusi, mis toimuvad näiteks, ma ei tea, mingi open mic'id käisin. Enamasti, mis üritused toimuvad, on kõik nagu mingisugused joomakohad ja nagu suur joogisõber. Nagu selles kord 2 kuu jooksul on tore, aga nagu iga nädalavahetus see ei ole nagu väga minu teema. Et kuna ma joon nii harva, siis mul nagu iga kord, kui ma joon, siis mul on räigem pohmakas. Et siis ma pigem otsisin üritusi, kus ei pea jooma või nagu ei pea jooma, nagu kus ei jooda. Okei, aga kus sa enne elasid? Enne ma elasin Pärnus. Pärnust pärit, terve elu elanud Pärnus. Ja need sõbrad jäid kõik sinna? Jah, jäid kõik sinna oma asjadega tegelema. Okei. Ja me veits oleme rääkinud ka varem, et päris otse Pärnust Tallinnasse sa ei tulnud. Tegid ühe vahepeatuse. See värk sellega oli? No, ma mõtlesin, et pärast keskkooli ma läksin siis kaitseväkke. Pärast kaitseväge mõtlesin, mis ma teen siis. Et mul oli 2 võimalust, kas ma lähen kooli või siis lähen kuskile tööle juba. Aga need töövalikud olid nagu nii napid ja siis ma mõtlesin, et tavai, mul oleks seda mingit stardikapitali vaja. Sõbrad, tuttavad, kes olid juba Aussis käinud, küsisin nõu, tavai, võiks Aussi minna. Siis läksingi 8 kuuks, läksin Aussi, tegin seal 100 tundi nädalas. Nagu ma käisin 8 kuud Aussis, sellest 7 kuud ma töötasin. 1 kuu ma otsisin tööd põhimõtteliselt. Ja kui ma Aussi läksin, siis ma töötasingi. Ma nagu ainuke vaba aeg, mis mul oli siis, kui ma magasin. Ja ma tegin siis traktori tööd. Et võiks öelda, et traktori juht, aga ma ütleks rohkem, et traktori järelevalve. Et ma vaatasin nagu nuppu, traktor sõitis, ma tegelesin seal oma asjadega, vaatasin, ma ei tea, Eesti sisu, mis iganes. Ja mis eesmärgid seda stardikapitali siis kogusid, et mis sa tahtsid sellega teha või mis see algne plaan oli? See stardikapitali saamine oligi siis selle mõttega, et ma ei peaks kuskile tööle minema, kus ma pean tegema midagi, mis mulle ei meeldi. Et siis ma tegin seal Aussisse 8 kuud ära, midagi, mis mulle ei meeldi. Et ma saaks nüüd rahulikult hingata ilma selleta, et ma peaks mõtlema, et kus mul järgmine üür tuleb, kus ma söögilauale saan. Et siis oli nagu chill, et mul oli mingi stardikapital, et midagi alustada. Kauaks sul siis see kapital, mis ajani see kestab praeguste arvutuste põhjal? No praegu ma olen juba aasta aega Tallinnas elanud, Eestis nüüd tagasi. Et eks ta hakkab vaikselt eks ta hakkab vaikselt nagu tühjaks jooksma, et nüüd pean selle sisuloome peale nüüd lootma, et saada mingisuguseid koostöid ja asju, et nüüd võiks juba raha teenida. Alguses ma sain ka mingi koostööpakkumise, aga alguses ma mõtlesin nagu, et ma ei taha sell out'ida oma sisuga, et ma ei taha nagu liiga müügiks minna, et ma tahangi nagu teha seda kõik selleks, et ma nagu chillin selle sisuga, et ma ei pea nagu mõtlema, et tavai, ma pean mingit contenti tegema, mis inimestele ei meeldi, ma müün midagi neile, et ma sain nagu seda teha, et oma nime nii-öelda kasvatada. Okei, aga olid seal Aussis
ja siis sa ju läksid sinna koguma lihtsalt nagu mingit raha, et mitte teha tööd, mida sa ei taha. Et mis hetkel siis see idee tuli, et sa tahaksid mingit content'i tegema hakata? Selle peategelase sisu sai alguse sellest, et ma kolisin Tallinnasse kesklinna ja ikka ma tahan nagu tunda oma nagu naabruskonda veits. Siis ma hakkasin nagu ringi kõndima, nagu lihtsalt kesklinnas. Kõnnin ringi ja siis nagu nii-öelda õpin tundma Tallinnat jalgsi. Ja siis oligi, et kuna Pärnus ei käi nii palju inimesi tänavatel, Tallinnas on nagu, noh, sa ei tea kedagi, kes sul tänava peal vastu tuleb. Siis mõtlesingi, et kurat, kui ma saaks selle asja nagu pilti, mis siin nagu tänaval toimub, siis oleks nagu ülihea content. Siis ma tolle jälgisin nagu mingisuguseid välismaa vendi ka, kes teevad. Siis ma proovisin ka nagu nende moodi olla. Alguses ei rääkinud sõnagi, siis ostsingi omale need prillid, hakkasin nagu ringi käima. Ja alguses tegin nii-öelda nagu nii-öelda üks Ukraina vend, et kes läheb lihtsalt inimesi juurde ja ei räägi midagi. Eestis see väga ei toimi, aga minu jaoks oli see hea, kuna siis ma ei pidanud inimesega rääkima, kuna tihti peale ma panin prillid pähe, pidin inimesega nagu rääkima minema, aga siis ma kõndisin tast mitu korda mööda, sest ma hästi julgenud teda nagu tülitada. Kas see on see sama Ukraina vend, kes läheb kellegi juurde, annab talle mingi Rubiku kuubiku või lööb mingi nukke või ma ei tea, aitab tal selja mingi sirgu panna mingi tšikil? Ma ei tea, nüüd on TikTokis näinud tšikest. Ja see on see sama vend, et ta on suht esimene vend, kes ma nägin, et sükest asju üldse teeb. Aga tema siis nišš, või tema see asi on see, et ta ei räägi sõnagi. Ta lihtsalt läheb mingi venna juurde, hakkab lihtsalt midagi tegema. Et ma proovisin ka seda, aga see oli hea, et ma seda tegin, kuna mul on nii julgust, et inimesega rääkida. Ma pidin ennast ületama, et nende juurde isegi minna. Et jah, et siis ma hakkasin lõpuks rääkima, kui ma julgemaks sain ja sealt see sisu tuli kuidagi. Jah, mina seda Ukraina tüüpi ei ole näinud, aga ma olen mingi Türgi venda näinud. Eks neid on päris palju, et see sisu on ka siuke midagi uut, mis mina Eestis nagu tegin. Ehk siis sa ei tulnud tagasi Eestisse nagu selle missiooniga, et sul on nagu plaan paigas ja ma hakkan tegema nüüd sellist sisu, et ma mingi räägin inimestega. Jah, see tuli väga spontaanselt, ma ei mõelnud seda ette nagu üldsegi, kui ma Aussis olin, siis ma küll mõtlesin selle peale, et võiks mingi videot teha. Siis mõtlesin, et pigem nagu mitte, et ma ei taha mingi näoga kuskil olla. Siis peategelasega ma ei pidanudki oma näoga kuskil olema. Aga kuna see nagu nii-öelda minule üllatusena jõudis nii kaugele, kui ta jõudis, siis mõtlesin, et seda võiks nagu edasi viia ja videod nii-öelda õppisin selle ajaga, kui ma peategelast tegin monteerima ja see esimene YouTube video ma monteerisin täiesti üksinda. Mul oli küll üks abiline, kes nagu on ka monteerija, aga hetkel tegin nagu üksinda. Et õppisin nii-öelda monteerima nullist ja nüüd ma nagu mõtlen, et ma tunnen, et ma tajun seda monteerimist päris hästi. Küll aega võtab, aga asja saab nii-öelda, et siis sisu edasi teha. Mille peal monteerid? Korda? Mis programmiga monteerid? Mis programmiga? DaVinci Resolve, et alustasin selle. Nice, meiega. See on siuke asi, nagu see on tasuta ja see on küll keeruline, aga kui sa nagu YouTube videosi võtad, siis õpid selle ära, siis tegelikult see on väga lihtne. See on ülihaige, et see on tasuta nagu. See oleks crazy, kui sa hakkaks Premiere'i peal õppima praegu, ma arvan. Ja, täpselt, et sa ei võta Premiere'i hakka iga kuu maksma ja siis hakkad õppima nullist mingit täiesti keerulisi asju, pigem nagu võtad selle tasuta versiooni. DaVinci on lihtsalt nagu selles suhtes parim, kus sa tahad nagu professionaalselt midagi teha. Okei, aga need prillid, mis prillid need on? Need on siis Ray-Ban Meta prillid. Anda need, mis kõigil on, ja? Kõigil on, jah. Kõigil on need samad, jah. Aga nendega on ka see, et Eestis ei saa neid tellida tegelikult. Et need on teatud riigid, mingi Soome, Norra, Saksamaa, teatud riigid, kus sa saad neid osta. Ja siis mul oli samamoodi, et Eestis ei saanud, siis ma läbi oma tuttava tellisin need Soome ja siis sain need sealt kätte. Palju maksis? Esimesed olid 320 eurot ja nüüd ma ostsin teised, mis olid 420 või 430. Nüüd siis upgrade isid neid või? Gen 2. Gen 2. Gen 2, nüüd on Gen 2 ja nüüd Gen 1. Et pimedas need Gen 2 on nagu paremad, et muidu nagu valges vahet ei ole isegi.
alguses, kui Tristan rääkis sinu sellest sisust, siis ma nagu mingi esimese sekundiga vaatasin peas, ma olin mingi, tundub mingi, et see on nagu huiad inimestega, et see on nagu ebaviisaks. Ma nägin mingit ühte klippi lihtsalt ühest videost, kus oli, et sa läksid mingi venna juurde kuskil poes, mingi mahlapakiga oli mingi situatsioon. See varastamine või? Ja minu arust see nagu võttis käes selle paki, talle mingi, thanks, ma tahtsin midagi taolist. Ma olin mingi, et see on nagu ebaviisaks, et mulle ei meeldi, et inimesi kiusatakse, et miks ma seda toetama, aga siis ma vaatasin, läksin koju ja siis vaatasin uuesti need videod läbi, siis Tristan täiega oli, et ei, et ta on ikkagi norm tüüp, et kuidas sa saad öelda ta sisu kohta niimoodi. Siis ma vist vaatasin kõik asjad läbi, mingi, ma ei tea, poole tunniga, et täiega naersin. Siis mõtlesin, et kohe alguses peale sa olid nagu suht kvaliteetsed videod või nagu, et sa tulid või nagu vähemalt need, mis sul selles konto peal praegu on nagu. Ja ma ei ole midagi ära kustutanud, aga jah, need on suhteliselt kvaliteetsed, aga mina ei ütleks niimoodi, ma ise vaatan enda mingi 2 kuud vanad videod, mõtlen, mis asi see veel on. Aga selles suhtes jah, et see on nagu väga raske seda sisu teha, sest et ma proovin mitte nagu inimese, kellega ma siis videot teen, mitte tema üle naerda, et pigem nagu minu üle, aga et see naermine ei oleks nagu mitte kellegi üle, vaid see oleks lihtsalt nagu spontaanne, see on lihtsalt naljakas. Et kui mina ei teeks seda peategelase kontot, vaid keegi teine teeks, siis ma oleks, ma arvan, number 1 fänn, sest et ma mingi kord kuus vaatan lihtsalt oma videosi, mingi tere, ta on ikka nii naljakas. Et ma vaatan enda videosi kogu aeg, et jah, see on see perfektne asi, et ma ei tee nagu tema üle nalja, ja ma ei tee otseselt enda üle nalja, vaid ma teen lihtsalt nagu selle olukorra kohta nalja. Ma proovin mitte nagu inimest halba valgusesse panna. Ega muidugi kõik videod ei ole nii, et mäletan üks esimesi videoid oli see, kus üks härra siis, Prophet, tegi siis prügikasti kaane lahti. Siis ma läksin nagu sinna kõrvale prügikasti kaane juurde, tegin selle lahti, hakkasin ka nagu tegema sama asja, mis tema. Ja siis ta vaatas mind, siis ma küsin, et et on hea saak täna või? Siis ta ütles mulle, et miks sa korjad, et sa oled nii korralikult triinud. Siis ma ütlesin, et eelmisest prügastist leidsin. Et nagu, mis sellega on see, et ma ei tahtnud, et see niimoodi halvasti välja tuleb. Ma ei mõelnud niimoodi, aga see video sai nagu väga palju, et mingi, et miks sa kiusad inimesi. Aga see on üleval või? See ei ole üleval. See oli see ainuke video, mis sai nagu vihkamist. Ja siis ma mõtlesin, et see on tark mõte see maha võtta ja nagu see kuskil jõuab. Või nagu selles suhtes, et kui inimesed arvavad, et see on maha tegemine, siis minu paha. Ma ei mõelnud niimoodi, aga ma võtsin selle video maha. Mul lemmik video, mis see, kus sa tellisid Bolti ja siis või Wolti või midagi ja siis see tüüp tuleb su ukse taha ja siis annad talle mingi chicken nuggeteid ja juua ja mingi õlut ja annad talle mingi ketšupid ka. Mu ema peaaegu pissis püksi selle peale. Äkki soovite nuggetseid ka? Palun. What the hell? Äkki soovite veel? Jah. Äkki soovite ühte veel? Veel? Jah. Okei, ma panen teile seda ka peale. Üks hetk. Palun. Nägemist. See on naljakas, sest et tegelikult selle videoga see Woldi Kuller on siis minu, ütleme lapsepõlve sõber ikkagi. Et tollel ajal ma küll ei feikinud neid videosi, aga ma tegin niimoodi, et kui ma alustasin sellega, siis ma tegin 2 nädalat järjest seda niimoodi, et hommikul ärkasin ülesse, lõunal filmisin video ära, õhtul monteerisin ja postitasin. Järgmine päev hommikul ärkasin ülesse, läksin filmima, monteerisin, postitasin iga päev niimoodi. Ja siis see oli see üks päev, kus ma ei saanud head videot, nagu ma ei saa, mitte keegi ei tahtnud minuga rääkida, kõik olid mingi ära räägi minuga. Ja siis mul endal ei olnud väga enesehindlust ka, et rohkem inimestega küsida, aga see oli juba õhtu käes. Vaatasin, õhtu on käes, kord täna peaks juba postitama, et ma pean seda nagu konstantselt tegema. Siis ma helistasin sõbrale, kuule, et ma olen siin Ülemiste KFC-s ja ma võtan mingi paketi ja sa võta Woldi kott ja saame minu juures kokku. Et ta oli nagu ennem rääkinud, et ta võiks midagi koos teha. Aga ma ütlesin, et ei, me ei tee kodus, kuna vaata inimesel on see, et kõik on näitlejad. Nagu nii-öelda, kui inimene tänapäeval kõnnib, siis ta on naturaalne selles. Aga kui sa paned talle, kui inimene teab, et kaamera käib, ma ütlen, et ei, nüüd ütle seda ja ma ütlen seda, siis automaatselt inimene nagu hakkab näitlema ja see on näha, et see on fake. Aga meil tuli nagu nii hästi välja, me tegime tegelikult mitu teikiga, me tegime mingi 5 korda.
ja lõpuks tuli see video nagu norm ja siis tol õhtul ma postitasin, järgmine päev läksin uuesti ja siis nii see läks. Aga see on... Ma ei usu enam mitte midagi, mida ma näen. Või mingi vau, nii aus vend, nii norm tüüp. Ta rääkis, kui me hängisime üks õhtu, siis ta rääkis sellest, ma mõtlesin, et huvitav, et sinu vestlus läheb täpselt sinna, et huvitav, mis ta nüüd vastab, vaata, et kas ta on nüüd aus või mitte nagu, et ei teagi, kas ma ise võin küsida, on ju. Ei, ma räägin kõik ausalt ära, mul ei ole, nüüd kui ma nägu on väljas, siis ei ole enam midagi. Okei, väga huvitav. Mis veel fake on? Mis veel? Ma ei tea mingisugused... Kõik inimesed Tammsaare pargis on ka su sõbrad tegelikult, ta on nii hea suhtleja tegelikult. Kõik on homid. Ikkagi 95% videotest ei ole fake, nagu nad on lihtsalt spontaansed, aga alguse pool oli neid rohkem, kuna ma lihtsalt nagu ei julgenud inimestega rääkima minna, aga ma teadsin, et mul on nagu videot vaja, okei, mis ma teen. Siis ma võtan mingi sõbra, kes oskab natuke rohkem näidelda, aga neid on palju nagu nii-öelda sahtlisse ka läinud, näiteks paljud sõpradega mingi piljaldis olnud ja nii edasi. Nojah, selles mõttes sa ei ole kellelegi lubanud, et need on ka nagu päris, on ju. No täpselt, nagu alguses ma nagu pigem pelgasin seda, et see asi nagu nii-öelda võlts on või ei ole päris, aga tegelikult päeva lõpuks loeb see, et kas see on nagu naljakas ja kas see on nagu selles suhtes usutav, et jah, kui see inimene aru saab, et see on fake ja see on võlts, siis inimene muidugi ei vaata seda, aga päeva lõpuks, kui sellel on mingi 150 000 vaatamist ja 10 000 laiki, siis vahet ei ole, kas see on võlts või mitte, see on meelelahutus nagu. No välja arvatud, kui me Levilas asju teeme nagu, kui me esitame mingit võltsi infot, et siis oleks natuke pahasti, sest me oleme lubanud, et me oleme ausad. No jah, täpselt, kui te olete lubanud, te peate olema, aga... Sa ei ole midagi lubanud. Ma ei ole midagi lubanud, ma lihtsalt luban head meelelahutust ja luban, et sa saad naerda. Vius peavad kõrged olema. Ja tegelikult see tüüp siis tegelikult mängis päris hästi seda osa ja nagu, või tegelikult, et kui mõelda nende videode peale, mingi tüüp, kellega sa tahtsid, et ta hakkaks kuulama triibupastat näiteks, et selle tüübi puhul arvaks palju rohkem, et ta on näitleja, sest tal on nagu fit ja kõik on ju, sa oled nagu mingi, et see on küll nagu ostetud vend. Mis teed? Niisama. Miks sa andsid mulle õlut? Miks mitte? Kellega chillid? Kus chillid? Lähme minu. Sul laedad kõrvad? Ära katsuda. Miks? Sa ei ole mu sõber, et mind katsuda, jah? Näe. Kas viitsid minna baari? Ma lähen Ford Bar. Live music. Aga seal 10 euro sisse pääs. Sul on 10 euro. See sellega oli ka päris hea lugu. See oli niimoodi, et see oli tollel ajal, kui ma veel ei rääkinud tegelikult inimestega. Ja siis mul oli üks vend, ma ei mäleta ta nime, aga mingisugune nii-öelda kuulsam joodik natuke Eestis, kes siis, mul on temaga ka videot. Halleluja, rock'n'roll. No mis teed? Maha rahu nendele, see ei joone, see etsin maha, need on kunst. Ma andsin talle 2 õlut ja siis ma vaatasin, et ta juba hakkab ära keerama, et ma talle 3. ei anna. Siis ma läksin 3. taskus, hakkasin koju kõndima, läksin läbi Tammsaare pargi, vaatan, kui see on küll huvitav, mingi kõrvad on, mingi rastapatsid, vaata, kuulab muusikat, vaata. Tavai, ma annan sulle õlle. Ja siis ta kohe minuga rääkima, mida? Mis sa räägib muga? Sa räägib mulle eesti keel, vene keel, ma eesti keel. Mis chillid, kus chillid? Ma ei tea, niisama. Tule minuga, lähme. Siis ma olengi nagu, davai. Süda puperdas selle, mingi võõras inimene hakkas minuga rääkima, vaata. Sest ta oli julgem kui mina lihtsalt. Ja siis lihtsalt läksingi, käisingi temaga kõrval. Ja siis asi on selles, vaata, et mul on need prillid, mis on samamoodi, et kui näiteks keegi küsib minu käest midagi, ma ei saa teha niimoodi või niimoodi, sest see kaamera pilt hakkab kohe shakeima. Ja sama asi, kui keegi mu kõrval kõnnib, siis me kõndisime ka niimoodi, et mina olin siin, tema oli siin ja me kõndisime terve aeg niimoodi. Ma vaatasin talle näkku, nagu ma ei saanud pead ette vaadata, kuna mul kaamera käib vaata. Ma tahan kõike võtta, mis ta võtab. Ja siis, kusjuures ma olen mõelnud selle peale, et kui sa räägid, sa oled nagu kogu aeg väga nagu locked, et kas see nagu aasta aega on sind muutnud. Sa tõesti, et sa räägib niimoodi, et ta nagu vaatab hästi nagu otse. Võib-olla jah, kui ma olen nagu mingisuguseid uusi inimesi võtnud endale nagu nii-öelda peategelase alla, siis ma olen neid õpetanud, et ja paneb prillid pähe ja ei liiguta. Ei no vaata, ongi, silmad käivad, no pea ei käi. Sest kui sa minuga räägiksid niisama, siis ma vaataks, sa paneksid minu need prillid ette ja me räägiksime, siis sa näeksid ainult seda nurka. Ja kuskile vaatad mingi niimoodi. Aga see on suht hea harjutus, mul oleks vaja seda, et nagu harjutada lihtsalt otsa vaatamist niimoodi tuima. No see on siis spontaanselt tulnud kuidagi,
et jah, ma teadlikult ei ole seda harjutanud ja ma peaks niimoodi tegema. Et ma prillid ära võtan, siis ma ei ole peategelas, aga ilmselt on kuidagi jäänud sisse. No muntidesse arvatavasti annad endale peksa siis, kui nagu valel ajal vaatad mujale nagu. Aga keda sa treenid kedagi peategelase all või? Uued tegelased are entering the villa. Ja mul on olnud siin paar sõpra, kes on, oligi see, et oli suveaeg, ma nii-öelda avastasin linna, käisin prillid peas, siis 2 nädalat sai läbi, kui ma iga päev postitasin. Siis mul tuli mingid teised asjad ette, halvad ilmad tulid, sügis, värgid, särgid, vaata. Ei ole enam ilusad ilmad, siis ma ei käinud enam väljas kõndimas. Siis tundus nagu imelik minna, et ma pean selle pärast välja minema kuskile kaubanduskeskusesse jalutama selle pärast, et mingid inimesi filmida. Et kui see tuli spontaanselt ja ma niisama jalutangi, vaata, siis see on norm, aga kui ma nagu pean kuskile nagu ise minema, siis üksinda tundub see nagu nii, siis mul oligi see, et ma pean kellegi kaasa endaga võtma. Siis ma hakkasingi nagu välja treenima nii-öelda inimesi, kes parimad kõrvalosa. Jah. Oota, nende videod on nagu väljas siis ka või? Ja, kui sa kuuled mõnda teist häält, siis see on üks mu tuttav. Nagu samale kanalile. Ja. Et nagu nendega koos vahepeal tegime, et siis nad said ka mingit kogemust. Mingi tüüp, kes hekki pügab. Mul on selline huvitav küsimus, et kas teil lõikab keegi seda hekki siin väljas või ei lõika? On lõigab küll, aga see aasta ei hea. Ma lõikan praegu ära. See on ka sõber või? Ja kusjuures esimese YouTube video, eks ma küsisin talt, laenasin talt seda DJI kaamerat. Aga ei, ta on, see oli ka ülikahtlane, et ta kirjutas mulle, küsis mingi prillide kohta midagi ja siis mul oli just vaja nagu seda teist kaamerat ja siis me rääkisime niisama. Ja palju inimesi ei ole, kes Eestis prillidega ringi käivad, on 3 inimest. Mina nagu peategelane, siis on see hekimees ja siis on üks kotletimees ka. Kotletimeest ma ei tea midagi, te teate või? Isegi Oliver ei tea, siis on ka... See on üks venelane, kes on mingi... Mina olen kotletimees, mul on kõige paremad kotletid. Ja siis ta filmib nagu, kus ta need kotlette müüb või midagi, et jah. Kus ta neid müüb? Ma ei tea, nii palju kui ma videotest olen näinud, siis ta viib seal, kus kohale. Vaja. Ta viib kuskile poodi nagu karbiga neid. Et teeb vist ise neid kotlette, ma ei tea, mingi vend on. Et kuna see kogukond on ju väike ja Eesti on nii väike. Kogukond, tal on prilli kogukond. See on mingi gäng. Ei, kusjuures nüüd on küll, et nüüd see sõber, kes minuga koos videot tegi, seda enam ei ole. Ta läks nüüd päris tööle. Seda enam ei ole. Et muidu me olime koos töötada, et hommikul filmisime, õhtul monteerisime, vaata, aga nüüd ta läks päris tööle ja tal ei ole enam siukse asjaga jaoks aega. Aga nüüd mul on nagu nii-öelda oma kogukond tehtud, et mul on nüüd panin Instagrami story nii-öelda töökuulutus, et kuna ma ei teeni veel raha, siis ma neile ei pakkunud ka raha, aga ma pakkusin neile nii-öelda kogemust, et kes tahab aidata nagu nii-öelda mõtteid jagada ja ma ei tea, kaameraga nagu kõrval ringi käia ja niisama. Et siis on, ja mõnes videos võib-olla näha ka, et üks näitleja on nagu, et see video, kus ma sellele vennale annan uue telefoni nii-öelda siis ja mõni video veel temaga ja siis üks teine tüüp on ka. See on talle siis uut telefoni, jah? No tegelikult ei olnud, jah. Tere küll, ma ei suuda. See asja veel mitte, aga seal videos on kirjas, et on näitlejad. Okei. Sorry, ma täiesti šokis. Kas mingid inimesed saavad juba aru ka, et sa oled sina või? Plus, kas nad saavad aru, et need prillid, nagu noored saavad aru? Täpselt, noored saavad aru, et prillid on väga vanemad inimesed. Ma nagu, vaatan, kui keegi hakkab sinuga rääkima, siis ennest nagu ma prill omasin, siis tegelikult ka keegi tuli minuga näiteks, ma ei tea, mingi müügiasja rääkima. Siis ta rääkis nii kahtlast juttu, ma läksin ära, mõtlesin, tal olid prillid peas või äkki need filmisid või midagi. Et nagu selle aja, kui sa räägid inimesega, siis see võtab nii palju tähelepanu, et sa ei pane tähele seda, et prillid on isegi, kui sa tead, et sellised prillid on olemas. Siis see on nagu suur asi. Ja teine asi, mis teine küsimus oli, esimene küsimus tähendab. Et kas mingid inimesed teavad ka, nagu saavad juba äkki su häälest aru või ma ei tea? Ja see, et inimesed saavad aru, siis see on ka üks põhjus, miks ma nagu tulen oma näoga välja, sest et on juba veits raske teha, kuna kui ma ringi käin, siis mingid vennad on nagu, et sa oled see peategelane, et nagu inimesed tunnevad ära juba, et mis on nagu minule halb. Selles suhtes, ma ei saa neid videosi enam teha, et peakski veits formaati muutma, et
tegema kuskil kõrvalkaameraga või midagi sihukest. Et sellepärast ma tulen näoga välja, et noh, raske on montida kogu aeg seda udustatud nägu endale peale, et võiks juba selle maha jätta. Et kui inimesed niikuinii ära tunnevad. Kuidas sa tavaliselt planeerid neid videosid, et kas sa lähedki lihtsalt tänavale kõndima ja siis mõtled välja või sul on mingi pikem kava ja mingi tabel ja? Ja see on niimoodi, et kuna ma ise seda sisu nüüd väga palju tarbin, et kõik üle maailma, Ameerikas, igal pool, kes teevad sihukest sisu, siis ma saan sealt veits niši, et mingid mõtteid, et mis tema teeb, siis aga palju on sihuke improviseeritud ka, et kui mul nagu väga enam midagi välja ei tule, siis ma teen korra pausi, 30 minutit, vaatan, mis videod on ja siis kirjutan üles, aga enamasti mul on ikka see, et näo järgi vaata, et mul on mingi 100 mõtet küll peas kuskil videomõtet, aga siis kui ma näen näiteks sina, kui sa oled noor poiss, noor mees on ja tavai, et midagi teen sinuga näiteks, ma ei tea, mingi küsin, et kust puid saab osta või midagi. See on täiesti lambi. Lihtsalt vaatad, mis tuleb nagu, ja, mida inimesed teevad. Et kunagi mul ei olnud TikTok'i, et noh, mul oli TikTok, aga siis ma vaatasin mingi nädal aega ja siis ma kustutasin paariks kuuks ära. Aga nüüd on see, et mul on mingi vabandus ise endale, et tavai, et ma ju vaatan sealt sisu, et tavai, ma ei kustuta seda TikTok'i ära. Muidu mul on urge see TikTok ära kustutada. Aga no ma sealt saan nii-öelda inspiratsiooni, siis ma seda hetkel ei tee. See on vist kõikide sisuloojate vabandus natuke mingi, et mu screen time on mingi 10 tundi, aga see on okei. Mul mitte. Aga tegelikult nagu okei, kui me arvestame mingi arvutit, siis noh, ma olen ju terve päeva tööl nagu. Siis küll jah. Ei no 10 tundi, ma olin Austraalias töödel, siis mul oli 10, 11, 12 tundi oli screen time. Tarbisid kogu Eesti sisu ära? Jep. Ja ma olen siuke Eesti-meelne ka, et ma olen eluaeg Eesti muusika, Eesti multikad, et mul ei ole mingit välismaa multikadid, et Cartoon Network, mis asi see on, vaata, mul on Loola TV. Mis sa vaatasid Lottet lihtsalt? Ei, Loola TV oli ja ETV-st olid multikad. Et mul ei olnud mingi 6 hommikul. Ja mingi 5 õhtul tuli ka. Et ma olen nagu Eesti sisu peal nii üles kasvanud, et kui ma Austraalias olin seda enam, vaata, et noh, öeldakse, et kõige suuremad patrioodid on need, kes Eestis ei ela, vaata. Siis ma hakkasin ka seda tundma, et ma ei olnud nagu Eestis pool aastat olnud, siis ma sain aru, et kõik, mida ma teen, on eestikeelne, kõik, mida ma nii-öelda tarbin. Et kõik, mida ma tarbin, on eestikeelne. Keda sa jälgisid siis? Kõiki. Küsimus on, keda ma jälginud. Keda sa ei jälginud, siis kelle videot sa nägid ja sa olid nagu rõve? Okei, no neid oli küll mingisugused, ma ei oskagi praegu nime pidi tuua, aga mingisugused TikTokis on mõned nagu täiesti mõttetud vennad, kes räägivad mingit täiesti mõttetut sisu, vaata. Et tihtipeale ma panin nagu uninterested neile inimestele. Ma praegu ei tule üldse meelde, aga ilmselt mingisugused need TikToki joodikud on. Et nende sisu on nagu täiesti mõttetud. Aga kui võtta mingisugune Andrei Sevakin või ma ei tea, mingisugused Eesti inimesed, siis ma pigem nagu seal Austraalias ka nagu jälgisin, nagu mis inimesed teevad, nagu et öeldakse, et võta nende pealt õppust, kelle elu sa tahaksid elada või nagu, kes on kuskile jõudnud, et sa näed, et sa tahaksid ka seda teha, siis ma hakkasingi vaatama erinevaid sisuloojad, nagu mis nad teinud on, et nad seda saanud on. Hakkasin neid nagu algust peale videos jälgima, et kuidas nad seda teinud on. Kes siis on nagu mingi top 5 creators sinu arvates just nagu kvaliteedi poolest või selle osas, et nad... Kuhu sa jõuda tahaks või nad on ju nagu... No ma arvan, et Andrei Sevakin ikka suht kaugele jõudnud, sest et YouTube'ist kuskile Eesti saatejuhiks on ikkagi päris hea. Et ma võiks ka sinna jõuda, kus Anu Saagim lõpuks küsib, et millega see poiss tegeleb. Et see on juba päris hea saavutus, või hommikaruga saatesse kutsutakse või mida, kes on top 5 Eesti sisulojad, ma ei oska nii öelda. Kõik on head, aga vähesed on kuskile nagu nii kaugele jõudnud sellega, et pigem tehaksegi pigem hobi korras seda. Aga üks inimene veel, keda ma jälgin, on Andreas Melts. Et ta on siuke minu meelest väga naljakas vend. Ma ei tea, kas ta asjad lendavad? Oliver ka noogutab. Ei, tal täiega kukib. Teeb tublisti tööd, mulle tundub. Sulle meeldivad siuksed
inimesed, kes tublisti töötavad, mulle tundub. Jah, tublisti töötavad ja mulle meeldib siuke humoorikas sisu ka, et noh, ikkagi minu lapsepäev on üles ehitatud tujurikkuja peal, vaata, et nalja peab saama, et minu sisus endas ka on, minu enda sisus on ka kogu aeg ju, et mingisugune väike huumor peab kuskil olema. Et jah. Aga teed selle face reveal'i ära, mis siis edasi? Fuck around and find out. Ja ma ei tea, ei ole nagu otseselt plaane. Plaanis on nagu mitte oma nägu siis blurrida, suht sarnast sisu edasi teha hetkel. Ja võib-olla tulevikus midagi veel, aga hetkel ei ole nagu suuremaid plaane. Et lihtsalt ongi, et see nagu nii-öelda pind välja tõmmata, et siis näidata oma nägu. Aga ma vaatasin mingites videodes, sa oled ikkagi inimeste näod ka nagu ära blurrinud. Nad on küsinud seda. Sellega on see, et kui ma kellegagi filmin, siis ma pean, Eestis on filmimine avalikus kohas lubatud, aga interneti postitamine siis ei ole lubatud. Siis ma peangi inimestelt küsima, et pärast filmimist, muidugi ma ei saa enne filmimist küsida, kuna inimesed hakkavad käituma automaatselt kaamera eest teistmoodi. Siis ma teen oma bitti ära, siis ma ütlen täna, et ma olen siuke vend ja teen siukest videoid ja enamasti nooremad inimesed on nagu aha, sa oled see pea tegema, davai, vaata. Aga vanemad inimesed on pigem nagu, et mis asja, TikTok, et nad pigem kardavad, aga siis ma proovin kuidagi ära seletada, aga kui ma ei suuda ära seletada ja ütlevad ei, siis mul on võimalus ka küsida, et kas nägu blurrida, okei. Ja kui see nagu enamasti video blurritud näoga ei ole nii hea, et siis ma pigem nagu see video peab väga hea olema, et ma nagu üles panen, et blurritud näoga. Või siis mul lihtsalt ei ole midagi muud üles panna, et ma tahaks ka, et ülipikalt ei ole pannud, näiteks nädal aega pole pannud. Mul on mingit sisu, aga see on ainult nagu mingi inimene, kes ütleb, et ära pane mind sisse minu näoga. No siis ma blurrin ära. Või siis pane Mr. Beasti filtri ette. Ei, minust ma imestasingi, et nende videode puhul, kus sul on blurritud inimeste näod, et see tegelikult see edit oli nii hea, et see ei häirinud. Nagu sul ei olnud vaja seda nagu nende emotsiooni, vaid need asjad, mis nad ütlesid ja need mingid pildid ja heliefektid, nagu et see kõik mängis nagu väga hästi kaasa. Ja, aga me tegime just eile ühte tänavaküsitlust ja me oleme nüüd mis asja, mingi 2 aastat siin neid teinud või rohkem. Ja mulle on tundunud, et inimesed on saanud täiega nagu teadlikumaks sellisest asjast, et sind postitatakse kuhugi. Ja siis nende suhtumine on ka mingis mõttes nagu muutunud, et algus oli see, et inimesed olid kuidagi, et inimesed tahtsid rohkem rääkida, ei teadnud, mis see on nagu mingi uus asi või et keegi tülitab, tal on mingi kaamera on ja, et okei, mis ta tahab on ja. Nüüd on nagu rohkem seda, et saadaks aru, et sa tuled nagu filmima, et ma ei taha, et mind pannakse kuhugi TikToki. Aga siis eile me püüdsime kuidagi nagu eriti, no niimoodi, et sul ei ole nagu üldse veel kaamerat ja midagi ja siis oledki nagu räägid inimesega nagu pikemalt juba enne ja siis nad ikkagi kuidagi nagu nõustuvad ja siis mingid inimesed ütlesid ka, et see on nagu hea, et te nagu räägite ette, et siis ma nagu ei ehmu ära või nagu, et see mingi viisakus minu vastu nagu säilib. Ma ei tea, kas sa tunned ka selle aasta jooksul mingit muutust inimeste suhtumises? No aasta jooksul nagu ikkagi ei ole niimoodi märganud, et inimesed on ikka samasugused, et kes räägib ja kes ei räägi ja kes tahab ja kes ei taha, aga see oleneb sinu müügist või nagu olemus sellest, kuidas sa räägid temaga. Et sellepärast ma ei saagi mingit sisu teha, nagu mulle paljud fännid saadavad mingit sisu, et vaata, tee seda videot, aga see videos on, kus ta teeb nagu hullult maha mingit venda. Et kui ma teen kedagi nagu täiega maha mingi, ma ei tea, mingi ajandada närvi ja siis ma ei tea, mis igane, siis pärast ütlen, et jõu, aga tegelikult paneks üles ka, lubad või? Et siis ma ei saa seda teha, et ma pean nagu väga respectful olema inimese vastu ja ma ise olen ka siuke inimene, kes ma olen nagu ikkagi respektin inimesi ja ma ei taha nagu kellegile mitte midagi halba, et kui keegi kirjutab mulle näiteks, et ta mõtleb ümber selle video jooksul, nagu, et ta mõtleb ümber selle video, et kui keegi kirjutab mulle ja ta näiteks, et ma ütlesin küll et sa võid postitada, aga ma enam ei taha, et sa seda postitad, siis ma olen alati nõus sellega, et ma ei ole mingi, et mul on asitondid olemas, mul on video olemas, kus ütled, et jah, võib olla. Ja kui keegi kirjutab, et võta maha, kohe läinud, et ei ole mingit küsimust, et ma ei hakka midagi seal mingi, et inimesed kirjutavad mulle ka, et mingi, et kuradi lits, et ma ei tea, nagu täiega lihtsalt, nagu täiega ropendavad, lihtsalt täiega sõimavad mind, aga ma olen ikka nagu, selge, ma võin selle maha võtta. Aga sa oleks võinud ilusti küsida, vaata.
aga mis on mingi kõige hullem case, mis sul on olnud, et keegi on hiljem kirjutanud? Üldse mingi pahandus, mis on juhtunud? Pahandus. Ma ei teagi, alguses, kui ma nagu ei küsinud inimestelt, kas ma võin neid postistada, kuna ma nagu, siis kui ma alustasin sellega, siis ma ei küsinud inimestelt, et kas ma võin postitada teid. Ja siis oli niimoodi, et ma kirjutasin, ma läksin nii-öelda R-kioskisse, et ma küll küsisin vahest, aga ainult siis, kui see oli kahtlane. Aga kui ma rääkisin mingit väga häid asju, siis ei olnud midagi. Aga näiteks R-kioskisse läksin, küsisin, kas neil on see jõulutooga, mis on see verivorsti hot dog, läksin küsima seda ja siis panin video üles ja siis järgmine päev kirjutati, et kuulda, et võta see video maha. Ikka saab. Ja midagi nagu hullu ei olegi selles võttes juhtunud, et pigem ongi inimesed, et mõtlesin ümber, et saad selle video maha võtta, aga need on ka vähe. Pigem nagu raskem osa on see inimesi leida ja seda õiget, nagu ma räägin, kõige raskem osa selle videote tegemise juures on see, et ma käin mingisugune 10 inimest enam läbi, kui ma saan ühe video ja siis iga kolmas vend, kellega ma räägin, ütleb ei ka. Iga kolmas vend ütleb jaa, ehk siis 2 inimest ütlevad ei ja 1 inimene ütleb jaa, et võib panna TikTok'i. Et nagu, ehk siis 13 videost ma saan võib-olla ühe video. See on suht huvitav, ma kujutaks ette, et kui sa teed sellist sisu, siis inimesed tegelikult prolli arvaks, et sa ei ole nagu ikkagi nice inimene või et sul on midagi nagu sellist, et sul ei ole empaatiat või et sa nagu ei taju, sest sul ei ole nagu seda hirmu nende inimestega suhelda. Järelikult sind võib-olla ka ilmselt ei koti, mida nad tunnevad või nagu ma ei tea. Jah, see on suht tihti ja sellepärast tuldaksegi minu juurde, et sa oled ikka siuke ja käi sinna ja võtta see video maha ikkagi ja mis sa üldse teed siin, miks sa nii teed, et tuldakse niimoodi rääkima ja arvatakse, et mul ei ole empaatiat, aga tegelikult ma ei taha mitte kellelegi halba ja ma tahan kõigile ainult head, et ma ei taha kedagi maha teha kindlasti. Ma tunnen, et see on läbiv noot nende Ray-Bani gängi liikmetel, et tegelikult neil see, et nad selle sisu üks core asi ongi see, et sa pead olema nagu moraalselt kuidagi paigas, et sa nagu ei hui, nad kunagi nagu päriselt ei hui, et nad või sina ka ju, et sa ei tee kunagi tegelikult midagi halba selles mõttes. No tegelikult neid on olemas küll, neid, kes ikkagi nagu halvasti ütlevad ka, ja halba asju teevad näiteks inimesi väga maha, aga see on enamasti ikkagi Ameerikas, kus on see lubatud, et sa võid iga ühte filmida avalikus ruumis ja üles panna nii, nagu sina tahad. Sa võiks saata meile mingeid näiteid, tahaks vaadata neid. Võib vabalt, ma saadan edasi, mul räägin mulle fännid inimesed, kes mu videosi vaatavad ja vaatavad neid välismaa contenti, saadavad mulle kogu aeg igapäevased videod, tee seda videot. Ma vaatan, seda ma olen näinud, et seda võiks teha küll, siis ma võtan mingi nipi, jätan meelde ja kui või tänapäeval sükest inimest näen, kelle seda teha saab, siis vabalt teeme ära. Aga need pildid või meemid, mis sa kasutad, kuidas sa neid leiad? Tristan on väga vaimustuses sinu piltidest. Ma olen täpselt nagu ma näen, nagu ma ise püüan ka vahel selliseid asju kasutada, aga minu peas ei ole mingit sellist meemikogumit. Sest et sa ei ole 12 tundi päevas ei scrolli. Mul on niimoodi, et ma leian mingis üks ühe meemis ja mulle meelde, siis ma kasutan seda mingis 3-4 levile videos ja siis mul tuleb mingi uus asi meelde ja siis ma kasutan seda nagu, aga sul on nagu iga emotsiooni peale mingi pilt ja siis ma mõtlesin, et kas sa kasutad nagu mingit AI-d, mis tuvastab selle inimese nagu emotsiooni. See käib niimoodi, et ma ka kasutan mingeid pilte ja mingeid sound efekte ma kasutan uuesti, aga kui ma pilte kasutan ühes videos, siis ma kustutan nad ära, ma rohkem neid ei kasuta. Kui see on mingi väga hea pilt, siis võib-olla tõesti. Aga mida ma teen on see, et kui näiteks ma vaatan seda editit ja vaatan, et kurat, et siin oli efekt, aga siin keskel nagu on nagu suht tühi, et siia võiks ka midagi tulla. Siis ma vaatan selle kõige naljakama kohe, okei, siin on päris naljakas ja siis tal on näiteks mingi kaval emotsioon, vaata, siis ma panengi kõik, mis ma Google'isse kirjutan, on kaval emotsioon. Cunning meme, ei, mitte emotsioon, aga meme, panen lihtsalt meme taha ja tuleb. Kunagi ma kasutasin ka brainrot, cunning meme, brainrot. Et ma panen selle emotsiooni sisse ja panen meme taha ja Google'is tõmban ühe pildi alla ja panen ülesse. Siis muidugi kropin nagu näo välja ka enamasti, et see on kole, kui on nagu full pildis. Et kui on näiteks inimene, siis ma nagu kropin ta välja. Mis on nagu, jah.
ei ole raskem Macis ühe nupuga, kus tõmbad mingi pildi alla. Sa mõtled nagu päris monteerija tõesti vist? Noh, jah, eks seda on nii palju tehtud, et seal tunde on ikkagi, ma räägin, et kui ma seda alustan, siis ma tegin seda iga päev. Praegu ka ikkagi igapäevaselt monteerin, aga nüüd on see lihtsalt kiirem. Ma räägin, et kunagi tegin ühte videot mingisugune 7 tundi, mingi 30 sekundilist videot. Tell me about it. Ma tegin mingeid asju frame by frame. Yeah. Ma tean, neid saab ühe nupuvajutusega teha nagu. Aga see ongi see Da Vinci värk, vaata, et sa lihtsalt hakkad õppima. Ja kui sul läks see nii-öelda shortcut meelest ära, siis sa paned jälle YouTube'i how to ja... Ma ei mäleta. Ma enne Tristani siia tööle tulekut, siis mina editisin ja see lõpus tuli ka mul juba normaalselt välja ja siis ma ei olnud mingi 2 aastat mitte midagi editinud ja kui ma nüüd filmisin midagi, siis ma olin täiega kinni selles, ma ei saanud aru, mida teha või kõik tegin umbes 70 erinevat korda läbi seda ja siis lõpuks Tristan lihtsalt ütles, et kõige lihtsam on see lihtsalt filmi see ära, editi kohe ära, lihtsalt tee valmis ja nagu postita, et ära mõtle liiga palju selle peale, lihtsalt tee nii nagu on ja see oli minu arust kõige parem viis, kuidas üldse, nagu see mindset lihtsalt, et see on täpselt selline nagu see on, just cut it, sul nägu on selline nagu ta on alati selline olnud. Jah, alati selline nägu olnud. No ma lihtsalt ise alustasin niimoodi, et ma olin seal Koreas, siis ma otsustasin, et ma iga päev postitan ühe TikToki. No, ma olin samal ajal olin traktoris ja vaatan mingi vend Koreas modell davai, mis ta räägib. Et ma olen mingi joo seda jooki, proovime seda nuudlit. Oot, sa tegid Koreas enda kontole ka asju või? Ma tegin ka endale. Ma tegin endale põhiliselt, jah. Aga see ongi lihtsalt see, et sa filmid 1000 korda mingeid asju endast ja millegi pärast sa ei ole nagu endaga rahul. Aga siis sa paned selle limiidi või nagu, et okei, iga päev ma panen nagu ühe asja üles. Aga kuidas selle piinlikkusega on nagu, et ma ei tea, mul on küll, et ma olen umbes 50 TikToki editinud ja kõik, mul on siuke tunne, et ma olen kõige cringe'i inimene maailmas, et ma lihtsalt kustutan need ära lõpuks. Ja ma nagu ei julge lihtsalt postitada tihti, siis ma nagu, ma ei tea, inimesed arvavad, et ma olen mingi loll. Mida? Harjumus, ma arvan, kuna ma teen ka praegu hetkel teen videot oma face revealist, mis peaks nüüd pühapäev välja tulema, see pühapäev. Aga siis kaamera ees rääkimine tundub nii cringe ja nii imelik ja ennast vaadata on nii imelik, aga eks alguses oli enda häält ka kuulata läbi prillide, oli ka imelik. Ja sa tead, et need vennad tulevad ja ütlevad, sa oled loll nagu ka. Ja see ei ole, see on minu jaoks savi. Lihtsalt mingisugune, need, kes tulevad ütlevad, nende jaoks on savi, aga need, kes ei ütle midagi, nende jaoks on nagu okei. Miks nad hästi ütle mulle või nagu, ei siis vahet ei ole või ootagi, et keegi mulle hästi ütleks, aga editamisega on, mis ma tahan veel öelda, on see, et näiteks ma ei ole kõige parem monteerija kindlasti 100%, aga mis mul on see, et mul on piiramatu aeg, et mu eesti keele õpetaja ütles alati, et tark ei ole see, kes teab kõike, vaid tark on see, kes oskab otsida. Ja siis ongi näiteks, kui keegi teeb mingisuguse näiteks keegi teeb kellegi teisele videot, siis tihtipeale on see, et ta paneb mingid asjad üles, paneb ära, hea küll, kuna ma teen seda enda kanalile, ma ei teeni selle pealt midagi, siis ma tahan, et kõik oleks perfektne, siis ma teengi 30 sekundist videot on 7 tundi, sellepärast et ma ei oska neid efekte teha, aga ma õpin neid efekte, ehk siis mingisugune vahest lähebki 2 tundilist õppimisel mingi uuel asjal, näiteks kuidas mingit üleminekut teha või ma ei tea, mingit igastahes, mis ma sellega öelda tahtsin, on see, et miks ma nii hästi olen editinud, on sellepärast, et kui mina tegin näiteks selle esimese YouTube video näiteks 70 tunniga, siis võib-olla professionaalne teeb selle samasuguse asja teeb 5 tunniga ja 2 tunniga teeks ta ise selle video, et nagu inimesed teevad lihtsalt nagu jah, see on ka hea küll. Aga sa ütlesid, et sind ei huvita, kas keegi ütleb, et sa teed midagi hästi, aga nagu, mis inimesed arvavad üldse sinu videotes, sa oled siis tegelikult ikkagi saanud palju head tagasisidet ka. Ma ei saa öelda, et mind ei huvita, et inimesed ütlevad mulle hästi, kuna tegelikult kui ma alustasin selle videoga, ma ei öelnud oma sõpradele, oma isale, mitte kellelegi ei öelnud, et ma seda asja teen. Ja siis alguses see pidigi nii jääma, et keegi ei tea vaata, aga siis hakkas nagu siukest Bemmi juttu tulema veits, siis mu sõbrad olid mingi, et kas oled sina või? Et mingisugune jube tuttav hääl ja siis mingi Bemmi jutt käib, et sa trautid sina vaata, siis ma nagu, see olen mina.
ja siis nagu sõbrad ütlesid, et väga lahedat asja teed. Jah, sõbrad ütlevad alati, et väga lahedat asja teed. Aga siis kui ma hakkasin nagu aru saama, et oh shit, et see on nagu actually see asi on see, kui ma hakkasin nagu ma teen off-camera ka hästi palju nagu räägin inimestega niisama juttu, nagu teen nalja niisama ja siis ma lähengi vahest mingi inimese juurde ja küsin, et ma ei tea, räägin, mis kell on, vaata, et ja. Ma siis räägin mingi niisama juttu, et mis see hea söögikoht siin Tallinnas on ja siis, et seda peategelast oled näinud ja siis minu oh shit moment oli see, kui inimesed, et jah, see vend üli lahe, et ma kogu aeg naeran selle peale ja siis ma olen seal mingi, davai. Ja siis ma lõpuks ei ütlen ka nende vendade, et mina olen peategelane. Vahest on mingi, et davai, siis oli tore rääkida, peategelane tänab. Ja siis et ma tegin niisugust nagu undercover nii-öelda küsitlust enda kohta, et mis inimesed arvavad sellest, et ja siis kui ma hakkasin kuskil nagu seltskondades käima ka, siis ma ise ei olnud see vend, et mina olen peategelane. Oma sõbrad olid mingi, et teate, et see vend on peategelane ja siis ma sain aru, et okei, kui inimesed olid mingi, et lahe vaata. Et alguses ma ei plaaninudki seda kellelegi rääkida, aga kui inimesed ütlesid mulle hästi selle video kohta, siis ma sain aru, et okei, see on võib-olla tõesti lahe asi, mida ma teen. Kuule, jah. Et ma mõtlesin alati, et see on lahe asi, mida ma teen, aga ma ei teadnud, et inimesed seda arvavad. Kuule, sa oled Pärnust, on ju? Jep, Pärnust. Ma olen Viljandist, on ju? Liisat tead või? Reaalselt, Laurat? Palju Liisasid, palju Laurasid. Okei, ma ka. Ühesõnaga... Liiga palju. Sorry. Mis see oligi? Ta on Pärnust, sa oled Viljandist. Jah. Mul on nagu selline tunne alati, et ma käin ikkagi suht tihti Viljandis, mingi vanamal külas ja emal külas ja niimoodi. Ja siis mul jälle on Tallinnas. Ja kui ma käin Viljandis ja siis ma suhtlen seal inimestega, sest mulle ka tegelikult meeldib inimestega suhelda, siis see on väga erinev. Kas ma räägin näiteks poemüüjaga Tallinnas või Viljandis, sellepärast et Viljandis millegipärast on niimoodi, et kõigil on kuidagi see, et ma lähen lihtsalt küsin mingit kotletti, see on nagu ülitore ja meil tekib vestlus kohe nagu ja nad nagu tahavad mulle soovitada mingeid asju, nad hakkavad kohe rääkima mingi, et vanaemale või mingi vestlus tekib ja see on kohe nagu automaatselt selline hästi chill. Tallinnas mul tuleb tihti ette seda, et suhtled mingite suvaliste inimestega ja see esimene reaktsioon, mis sa saad, on nagu hästi kuri. Nagu pole aega, ära küsi, sa oled mingi nõme, siis nagu pead nagu kompenseerima seda kuidagi nagu ekstra nagu naeratama, et inimesed saaks aru, et sul on nagu hea kavatsus, et ma ei tule sinu peale karjuma, ma ei taha mingi halba, ma olen tegelikult nagu viisakas ja ma teietan sind nagu, et Viljandis seda ei ole isegi nagu vaja teha. Kas sa tunned ka Viljandi või selle Tallinna ja Pärnu vahel mingit sellist erinevust? Ja, et sama asi on ka näiteks Pärnu ja Tallinnaga, et see on ikkagi väike koht Pärnu, et poemüüjatega mitte nii väga, aga pigem jah, et rohkem jutukamad on ikkagi maakohas, nii-öelda väiksemas kohas, aga eriti bussijuhtidega või mingi sihukestega, bussijuhtidega just eriti on see, et esiteks bussijuhid ei räägi väga hästi eesti keelt ja teiseks on see, et jah, palju sõbralikumad bussijuhid on Pärnus. Aga minu jaoks, mis Tallinna ja Pärnu vahe on kõige suurem ikkagi see vene keel nagu. Et ma ütleks, et ma sain isegi nagu kultuurishoki, kui ma tulin Tallinna elama. Jah, ma olen küll Tallinnas käinud, aga nagu seda, et iga päev käid kuskil ringi ja saad aru, et ta ei oskagi eesti keelt, me oleme Eestis. Et see oli pigem nagu... Sa oskad vene keelt, No, ja nii ma ju. Et ma tegelikult rääkida niimoodi ei oska suhtluselt. Aga siis oligi see, et käisin ringi ja inimesed räägivad vene keeles, läheb poodi. Siuke tunne nagu oleks kuskil, ma ei tea, Bulgaarias või kuskil, et inimesed ei räägigi eesti keelt. Aga kas vene inimesed ei ole mitte jutukamad? Sinu videotes on ka vahepeal mingid vene inimesed, see on nagu palju elavamad kuidagi. Ei no, nad võivad jutukad olla, aga kui ma neist midagi aru ei saa, siis jutukusest on nagu natuke vähe. Et nad võivad rääkida küll, aga ma ei saa ikka midagi. Et kui on mingi näiteks ingliskeelne või venekeelne inimene, siis mul neid ka tegelikult väga-väga palju. Aga ma ise olen see, et ma ei taha ingliskeelset sisu teha ja et kui keegi ingliskeeles räägib, siis see on väga harv, kui ma sisse jätan seda või videosse panen, et ma tahaks nagu Eesti maastikul olla ainult. Huvitav. Me teeme küll neid tänavaküsitlusi ja siis me siin Levilas töötame ja me peame tavaliselt kaasama ikkagi nagu mingeid teisi tegijaid, et me saaksime rohkem erinevaid keeli. Sest Tallinnas on erinevaid keeli kõnelevaid inimesi suht palju, et siis me oleme mõelnud, et võiks saada nagu just selle päris pildi.
aga kas sul on plaani käia ka nagu teistes linnades ringi rääkida nende inimestega, see oleks mu selline personaalne huvi? Ikka, kui ma kuskil linna lähen, siis ma ikka teeks, aga teises linnas ja teises riigis ei, et võiks Eesti peale jääda, et kui ma Aussis käisin, siis ma ei osanud väga hästi inglise keelt, aga mul ikkagi mingisugused literally ja mingisugused ingliskeelsed sõnad jäid sisse ja see oligi minu jaoks norm, et kui keegi hakkas rääkima, et miks sa eesti keeles ei räägi, miks sa kasutad ingliskeelset sõnu, siis mul endal nagu see, et mis seal vahet on nagu. Ja siis ma läksin Austraaliasse ja siis ma olin seal Austraalias juba veits olnud, et ja inglise keelt kogu aeg rääkinud ja siis ma rääkisingi ühe Eesti sõbraga niimoodi, et kuule, seal on nagu fence'i juures on 2 neiki nagu. Ja siis ma sain ise aru, et see on nagu see on nagu loll asi, mida teha, kuna nagu võiks nagu ühes keeles siis rääkida, mitte 2 keele segu, vaata, et seal fence'i juures on 2 neiki. Siis ma sain aru, et okei, see asi on reaalne ja nüüd pärast seda, kui ma Aussist tagasi olen, siis inimesed on mingi, et sa oled nii noor, mis sind vahet teeb, mis sul vahet on, siis, aga ma nagu proovin endast selle välja süüa, et mingid ingliskeelsed sõnu ja siis see sama hästi näiteks ka sisus ma tahaks, et oleks kõik eesti keelne, et see oleks minu eripära, et kui keegi näiteks ütleb literally ja tõlgib selle eesti keelde, mõndades kohtades nagu, et põhimõtteliselt või mis see literally igastahes, et ma teeks seda vastupidi, et ma ütleks eesti keeles ja tõlgiks selle inglise keelde nagu kirjapildis, et ühesõnaga, mis ma öelda tahtsin, on see, et tahaks eesti keeles sisu teha ja eesti keeles ise rääkida, et see on peamine. Okei. Ja ma ei mõtle, ma käisin ülikoolis ja ma saan aru, et sa ei mõelnud seda päris nii, aga sa olid nagu, et see on loll asi, mida teha nagu 2 keelt niimoodi ühes lauses on ju. Ja aga ma käisin ülikoolis. Ülikoolis on nagu siuke värk Eestis, et sa õpid eestikeelsel õppekaval, aga esiteks seal on palju aineid, mis tegelikult on inglise keeles, aga ka eestikeelsed ained, kus nagu mingid tekstid või asjad, mida sa pead lugema, on inglise keeles. Nii sa kirjutad seda lõputööd, sa loed kõik need tekstid, mis sa loed, on inglise keeles ja samal ajal pead kirjutama eesti keeles. Ja siis näiteks retsensent ütleb, et kuule, see nagu mingi lauseehitus on lohakas, sest see ei ole eestikeelne lauseehitus, sõnade järjestus nagu. Aga nagu see on üliraske nagu tarbida ainult ingliskeelset ja siis samal ajal kirjutada nagu eesti keeles korrektselt. Täpselt, mul oli sama asi, et ma rääkisin igapäevaselt Austraalias inglise keelt, aga siis ma ei tahtnud seda eesti keelt kaotada ja rääkisin vanematega telefoni sõpradega ikkagi eesti keeles, siis ma sain ka aru, et midagi peab muutuma. Et varem ma ei olnudki sellest nii häiritud, et mul paar ingliskeelt siis sõna sisse tuleb. Aga kui ma olin just Austraalias ja seda rohkem hakkas tulema, siis ma sain aru, kui halb see tegelikult on, et ma hakkan eesti keelt ära unustama. Ja siis oli see ka, et näiteks olime seal Aussis, läksime nädalavahetuse sauna. Läksime sauna ja kus sa ikka teisi eestlase kohtab, kui mitte saunas. Ja siis me nagu vaatasime näost sõbraga, et ta vist on see eestlane ja siis me hakkasime rääkima, siis tuli välja, et ongi eestlane. Siis ta ütles, et ta on 2 aastat Aussis olnud, aga ta rääkis nagu mingi nagu ülisuure aktsendiga ja minna või mitte vene aktsendiga, aga ma ei oska seda ingliskeelset aktsenti teha, aga ta rääkis nagu nii suure aktsendiga, siis mul oligi see mingi, et tavai 2 aastaga nii jõhker aktsent nagu. Siis ma küsin, kas sa nagu eesti keeles ei räägi? Ei, ma räägin iga nädal, rääkis iga nädal siis vanematega, aga ikkagi nagu see aktsent. See kaob ülikiiresti. Oota, miks see nii oluline sinu jaoks on? Lihtsalt tunne? Mina olin nagu Austraalias ja igatsesin nii-öelda siis Eestit ja nagu kui ma Eestit igatsen, siis ma jälgin kõik eesti keeles ja räägin eesti keelt ka ikkagi päris tihti, aga lihtsalt see, et ma saan aru, et okei, ma ei oska enam eesti keelt, mul ei tule see sõna eesti keeles meelde, siis see on nagu ikkagi jällegi see kõige suurem patrioot, kes on nagu Eestist väljas. See patriootlikkus on minus ikka veel alles, aga jah, et ma tunnen, et ma ei taha seda ära kaotada, seda eesti keelt. Üks asi, mis ma veel märkasin lisaks sellele, et sa vaatad otse, on ju, hästi tugevalt. Ma sain nüüd aru, et sa tõesti nagu oled siin ka, ta mõtleb sellele montaažile, mis me tegema hakkame. Sest kui ta nagu takerdub, siis ta alustab seda lauset täiesti nagu algusest uuesti. Mis on nagu ülihea. See on super, sest tavaliselt inimesed söövad mingid laused, asjad kokku, mingi pudru, sa ei saa lõigata, seal ei ole pausi, on ju. Aga et sa nagu läheb mingi asi nagu veits nagu sassi ja siis sa oled niimoodi. Nagu ma filmin ka TikTok'i niimoodi, läheb sassi ja siis korraks
ja nagu alustan uuesti nagu. Ma viimast nädal aega olen ainult seda olengi teinud, kuna ma proovin nagu videot teha, kus ma räägin sama asju endast, räägin veits siis väikses 10-minutilises videos. Ei tea, palju see kokku tuleb, aga siis ma olengi viimased nädal aega seda nii palju teinud nagu. Et praegu see on jah, nii sees. Aga muidugi, mis ma olen teinud, käisin saates Parem kui 99 ja siis seal sain palju kogemust nagu. Et siis näiteks kui režissöör ütles sulle, et nii, aga mis sa arvad, mis järgmine ülesanne tuleb, siis ütled pallimäng, täislausega palun. Mina arvan, et järgmine mäng tuleb pallimäng. Ja siis nagu see täislausega rääkimine, see on kuidagi praegu sisse jäänud ja et tegelikult, et mis ma näen on see, et elu on kogemusi täis ja iga asi on kogemus, et näiteks käisin siin, kui ma peategelasega tegin mingi kuuajase pausi, siis ma käisin tegelikult Eestit esindamas Pokes ja käisin Euroopa ringreisil seljakoti ja üksi käisin seljakotiga pärast siis võistlusi. Ja siis tulin näiteks autoga tagasi, ostsin Saksamaalt auto ja tõin selle Eestisse. Jäin küll miinusesse, aga mõtlen jällegi, et aga samas kogemused on ka tähtsad. Või nagu ma tegelikult teadvustan endale, et iga asi on kogemus. Oota, milles sa võistlesid? Poke. Mis see on? See on siis Pokepool või? See on põhimõtteliselt nagu petang. Petang on siis siuke metallkuulid. See on selge. Viskad teisi metallkuule. Ja vanad inimesed mängivad. Jah, vanad inimesed. Siis seal on nagu uuem versioon, mis on nagu petang, mis on nagu enamasti siis ongi Monaco, Prantsusmaa siuke mäng. Ja Eestis seda väga palju ei mängida. Oota, see uuem versioon on Poke või? Jah, nõrk B-O-C-C-E. Poke. Nii. Ja siis, mitte uuem versioon, aga see on nagu veits teissugune kui petang, aga siis... Kas see on nendest puidust asjadega või? Ei ole, see on siis siuke pikk rada, selle põhimõte on siis see, et siuke väike plastkuul viskad ja siis mõlemal tiimil on 3 seda metallkuuli, siis kes kõige lähemale sinna saab ja see saab nii palju punkte kui lähedal. Ütleme, et see on plastikkuul, siis on minu metallpall kõige lähemal, teisele kõige lähemal on jälle minu oma ja siis kolmandana on vastasema, siis mina saan 2 punkti siit. Et jah. Kurling. Jah, veits nagu kurling ja... Tennis. Ei, tennisega pole esisead. Ja kurlingiga. Vaatame Johanna seda videot pärast, otsime, siis saad aru. Poke miim. Brain rot. Aga see on üli hea, et sa sellest rääkima hakkasid, sest me ei ole üldse küsinud, millega sa veel tegeled. Ma tegelikult rohkem asjadega väga ei tegelegi, et kui ma midagi ette võtan, siis ma teen ainult sirge silmaliselt ainult seda nagu, et mis ma millega muidu tegelen, ma ei tea, proovin nagu elu elada, käin jõusaalis väga vahest, siis kui ma jälle haige ei ole. Ma ei tea, käin Pärnus hästi tihti, vedan isa ja vanaema ja asjadega ja ma ei teagi. Rohkem polegi, käin poes, ostan süüa, lähen koju. Pesen nõusid. Sul nõudepesumasinat pole? Ei ole kahjuks. Ei ole või? See on, ma praegu otsin korterit, vaata. See peab olema. See muudab elu kvaliteeti nagu. Ja, aga mul ei ole väga ruumi, et seda panna siin, aga peaks leidma muidugi. Mul on see, et ma ei ole viitsin, nagu mul on nagu ma aastaga tagasi umbes täpselt kolisin sisse korterisse ja kui inimesed mulle nüüd külla tulevad, siis nad ei usu, et keegi seal üldse elab, kuna see on nii tühi korter. Nagu mul on voodi, mul on kapp ja mul on diivan, mul nagu rohkem ei olegi. Mul on 2-toaline küll, aga nagu mul ei ole mitte midagi muud seal nagu, et mul on nagu väga blank. Ma olengi siuke minimalistlik inimene ka veits. Et... Aga kuule sa mainisid või ei maininud, ma sain valesti aru või? Sa tegelikult rääkisid midagi sellest, et sulle meeldivad autod. Jaa. See ei ole su hobi või? Jaa, see on ka mu hobi, jah. Et alustasin autoga sõitmist, kui ma olin mingisugune 6-aastane. Tegelikult varem isegi. Kui ma olin juba kõndida ei oskad, siis ma ikkagi rooli keerasin. Paps pani mu põlve peale ja ma keerasin rooli, tema võttis pedaali. Et mu paps on nagu väga siuke autoinimene ja siis mul on ka nagu autod meeldima hakanud ja esimese auto ostsin niimoodi, et käisin ka väga hard working oli. Käisin ka mingisugune 70 tundi nädalas tegin, 17-aastasena tegin siis kohvikus tööd.
3 kuud või 2,5 kuud. Ja siis ostsin endale esimese auto selle raha eest ja siis tegin load selle raha eest endale ära, kui ma olin 18. Ja siis niimoodi ma hustlesin, et ma ostsin endale auto, siis veits putitasin seda, müüsin kalvivalt maha, järgmine auto putitasin, müüsin kalvivalt maha, kuniks ma lõpuks ostsin endale viimase auto, mille ma maha müüsin, mille raha eest ma ostsin endale Austraalia lennupiletid. Ehk siis ma nagu ostsin mingi esimene auto oli mingi 800 eurot ja lõpuks mul oli mingi 2500 viimane auto, mis ma müüsin maha. Ja aga ma olen 22 ja mul on vist mingi 11-12 autot olnud elu jooksul. No siis see on päris korralik hobi ikkagi nagu. No ma ei nimeks seda hobiks. Aga kuidas tšikkidega on? Või tähendab, ma ei tea üldse kaaslastega? Kaaslastega, no ma ei tea nagu... Ma ütleks, et ma ei viitsi nagu mingi tere, mis su lemmikvärv on, et see võiks kuidagi spontaanselt tulla, et jah, kuna ma suhtlen nagu väga palju nagu nii-öelda ma olen väga suur suhtleja võõraste inimestega üldse, aga üks asi, mis ma ei oska nagu telefonis rääkida nagu, et kui keegi kirjutab mulle, siis ma ei viitsi kirjutada, helista mulle, teeme midagi vabalt. Aga ma ei viitsi mingi 2 tundi mingi, kuidas sinu päev läks, et ma ei ole üldse nagu... Ma olen täiega see, sa võid maksta mulle, ma võin kõikide tšikkidega kirjutada. Ei, nagu ma võiks küll nendega kirjutada aga ma tunnen, et see on suke aja raisk. See on, ma tunnen sama ja ma teen seda. Oot. Peaasi, et keegi kirjutaks mulle, ma olen kohe niimoodi, oi, nii tore. Ma võin päris elus rääkida kõik fine, aga ma ei oska lihtsalt nagu tekstida kuidagi. Ma võin tekstida et ma ei tea, et hetkelisi olukordi, aga nagu kuidas sul tänane päev läks, ma hakkan tekstima, et mul läks hästi, tegin seda, nagu ma ei tee seda. Ma ei tunnen, et see tekstimine on. Ja ma võin tekstida küll, aga jällegi mitte nagu mitu tundi. Straight to point, vaata. Vahet pole, mis see täna tegid, tuli siia. Jah, saame kokku, läheme teeme midagi, mängime seda, mis iganes. Pocket. Peame mängima Pocket näiteks. See on suht huvitav, ma võiks seda mängida, sa ei kutsunud, aga ma võiks proovida seda. Jah, Monacos on oktoobris võistlused, et kui tahad. Võistlustele minna Monacos. Ma ise mängisin, hakkasin 6 aega enne võistlusi mängima. Ok. Siis on lootust. Aga meil on ju kõik jumala selge, või? Mul on kõik väga selge. Mul on nii selge. See on ülitore, et sa tulid ja rääkisid endast. Kui on veel midagi, mis sa tahaksid öelda? Ja, aitäh, et kutsusite. Meeleldi räägin. Palun. Ja ma ei tea, mis lõpetuseks rääkida. Et ma hoolin inimestest ja ma ei taha inimestele halba. See on kõik suht.